Aga mis asju siis tasub alles hoida või mida ära visata? Alles tasub hoida kõik asju. Kui on vähegi ruumi, sest ka praegu vähed inimestega räägin, et kui praegu mõelda selle peale, et sama Pipi raamatu näiteks, see on napid pea 50 aastat vana või see sama üle 50 aasta vana. Meie aeg mõtled ikkagi nii, et see nõukogudeaegne asi, et see ei ole suurem asi. Et see nõukaaeg, see oli alles ju eile. Et sellel pole väärtust. Just nimelt. Tegelikult on väärtust küll, et mida ka siin ei ole, meil on uuemad. Aga näiteks, mis on täiesti ära kadunud turult ja mida otsitakse tikutulega taga, on 60. lõpu 70. alguse need neerulauad, need pennikeste jalgade peal, mis olid. Ja kogu selles stiilis nii mööbel kui ka portselan, lauanõud värgid. Neid lihtsalt ei ole. Ja need maksavad juba rahalisest mõttes päris palju praegu, kui kusagil terved välja tulevad. Et selles mõttes see häretasu mitte midagi visata, see on, ma saan aru, ma räägin nagu see, kuidas see ingliskeele sõna on hoarder. Et kõik uhjatakse kokku kuhugi, eks ole, aga umbes nii on, et igal asjal on olemas küll emotsionaalne väärtus, on olemas ka rahaline väärtus. Mõnel asja puhul see rahaline väärtus ei pruugi olla väga suur, aga jällegi läheb võib-olla 10 aastat mööda ja ka rahaline väärtus võib olla. See on see, mida mõnel inimesel hakkab selle koha pealt võtta liikuma, et või ole sellest võib raha saada. Et muidu mis see vana rämps ikka on, eks ole, et mis ka minema. Aga kui ta niimoodi kuuleb, et sellest võib saada 10 või ma ei tea, minu pärast kas või 30 eurot või palju iganes, siis ta mõtleb, miks me selle 30 eurot peale ära viskama. Aga ütleme, kui inimene ei ole huvitatud neid asju ise alles hoidma, saab kuskilt päranduse maja, kus on meeletult palju asju, kus ta nendega pöörduda võib, et ütleme äraandmiseks näiteks. Kus ta ei teagi, kas seal on midagi väga väärtustlikku. Tahad ikka mingi valiku teha? Alati, kui on kohaliku inimesega tegemist, alati üks variant on pakkuda muuseumile. Muuseumil ei ole raha, et maksta, kui on lihtsalt jutki äraandmisest. Muuseum teeb oma valiku näiteks et ära ja muuseumi asjad ikkagi säilivad natuke rohkem. Teine variant on igasugused antiigipoed, teise ringi kauplused, second handid, taaskasutuskeskused, mis iganes. Mõnest kohast saab raha, mõnest kohast ei saa raha. Taaskasutuskeskus näiteks raha ei anna, ise kui müüvad raha eest. Aga antiigipoest enamasti mingit raha saab, kui on huvipakkuvasi. Ja täpselt samamoodi on ka komisjoni kauplustega, et selle inimese või ise hinna panna. Ja praegu on väga hea variant näiteks ka proovida, kes viitsib mässata muidugi, on proovid internet-auksjonitel müüa. Osta.ee on kohe üks näide, eks ole, mis on Eestis sees kõige levinum kanal, kes viitsib mässata, võimalik, et saab võimalikult suurema hinna. Need on paigatud siin kelle öölega. Need on suure tõenäoliselt koha peal tehtud asjad. Peaks ta jätnud teie tooma? See mees, kes tõi selle klaasist piimapudeli, et see on veel Eesti aegne, et siin on see nimi peale graveeritud, et see on hästi vaja. See on see, mis oli, mis läks ekspordiks. Ekspordiks need pudelid siin lüheliitrina. Neid liigub üsna arvu kusjuures. Arvu? Jah. Jumal, kus nüüd välja. Saaremaa tool on väga hea iseenesest ju. See nüüd küll ei ole koha peal tehtud, see on kusagil mingist mõisast või jumal teab, kus ta ringi mida siia jõudnud on. Need on iseenesest, kui nad korralikud oleks, need liigub üsna vähe. See on esimene nõukaajal ilmunud aabits, mille nimi on aabits. 49, jah. Ilmus tegelikult küll 47. aastal veel üks kooliraamat, mis oli põhimõtteliselt nagu kaabits, aga ta pealkiri ei olnud aabits. Aga see on nüüd esimene nõukogude Eestis, nõukaajal ilmunud aabitsa nimeline raamat. Kellegi lastud spetsiaalselt teha. Digimärki ei ole.